Räägin juristi pilgu läbi, kuidas peaks toimuma korrektne töösuhte alustamine ja töösuhte korrektne lõpetamine. Nii nagu tavaliselt ka muudes õigussuhetes kasutatakse kirjalikku vormi, nii tuleb seda ka töölepingutes kasutada. Minu soovitus siit esimesena kindlasti ongi see, et kasutage kirjalikku töölepingut või siis digiallkirjastades sõlmige tööleping. Teadmiseks, et töölepingu peaks sõlmima kas enne tööle asumist või hiljemalt tööga alustamisega samal päeval. Vältige olukordi, kus teid kutsutakse tööle ja lubatakse, et sõlmime töölepingu kunagi hiljem. Enne töölepingu allkirjastamist ma soovitaksin võtta aega, vaikselt, rahulikult, tähelepanelikult tutvuda töölepinguga, iga tekkiva küsimuse korral kohe küsida üle, sest tulevases töösuhtes tööleping, mida te allkirjastate, on selline fundamentaalne lähtepunkt võimalike vaidluste ja tülide lahendamisel, et milles te siis täpsemalt olete kokku leppinud. Et allkirjastatavat dokumenti sellest tuleb nagu aru saada, sest tuleb põhjalikult veenduda. Minu soovitus kindlasti oleks enne töölepingu sõlmimist nii tööandjale kui ka töötajale, et guugeldada ja uurida näiteks kas või Facebooki kaudu, kellega siis töösuhet alustatakse, et kas on usaldusväärse isikuga tegemist või mitte. Üks probleem veel, mis tihti praktikas esineb, on see, et inimene kutsutakse tasuta proovipäevale. Seaduse järgi sellist mõistet ei eksisteeri nagu tasuta proovipäev. Proovipäev kui selline on seadusega kooskõlas ainult kahel juhul. Esimesel juhul seda, kui inimene proovipäeval lihtsalt vaatab tööülesandeid, mitte et ta ise kätt külge paneb, või kui teid saadetakse proovipäevale töötukassa vahendusel, siis see on seadusega kooskõlas. Kindlasti see, kes on tööandja, kes on töötaja, andmed täpselt, millisele ülesandeid hakkab töötaja täitma, mis on tema ametinimetus, kas tööleping on tähtajaline, on ta tähtajatu, kas töötajale kohaldatakse katseaega, siis kui pikalt, seadus lubab kuni 4 kuud, või ei kohaldata katseaega üldse. Siis järgmiseks, kas tal on kindel kuupalk, on tal tunnipalk, kuidas toimub tööaja arvestus, kui palju ja millal, millisele kontole makstakse palka. Need on kõik sellised, kohustuslikud komponendid, mis peavad olema töölepingus esindatud. Töösuhe muutub tõtt-öelda tegelikult ametlikuks sellest hetkest, kui tööandja on töösuhte registreerinud Maksu- ja Tolliametis. Toon siis mõneti võib-olla tagurpidise olukorra. Kui teiega isegi ei ole veel sõlmitud kirjaliku või siis digitaalsel kujul töölepingut, aga teid on juba registreeritud Maksu- ja Tolliametis, siis võite südamerahuga arvestada, et teie töösuhe on ametlik. Kas nüüd igaüks on registreeritud Maksu- või Tolliametis, seda on võimalik hõlpsalt kontrollida järgmise väikse videoga. Kui olete jõudnud faasi, et teil tuleb töösuhet hakata lõpetama, siis tuleb arvestada nüüd järgmiste asjaoludega, et seadus võimaldab siin mitmesuguseid lõpetamise aluseid. Esiteks, kui tööandja soovib teiega ise sõlmida omal algatusel, lõpetada töösuhet, siis tööandjalt tuleb sellest ette teatada teile kirjalikult. Ja tööandja peab, erakorralise töösuhte lõpetamise puhul kindlasti põhjendama, miks see töösuhe lõpetatakse ja hea oleks, kui selles lõpetamise teatis on toodud ka mõned paragrahvid teile välja, mida saate vajadusel kontrollida. Töötaja saab lõpetada töösuhet korraliselt 30-päevase etteteatamistähtaega. See 30 päeva on siis see aeg, mil peab ikka veel töötamist jätkama ja peale selle aja möödumist saab lugeda töösuhte lõppenuks. Kui te töötate katse ajal, saavad mõlemad nii tööandja kui töötaja lõpetada töösuhte 15-päevase etteteatamisega. Ja viimane võimalus on see, et mõlemad sõbralikus õhkkonnas lõpetavad töösuhte poolte kokkuleppel, seda võib teha kas või päeva pealt.
Teadmiseks, et kui siis ütleme, töösuhe on lõpetatud mingil emmal-kummal viisil loetletutest, siis lasub tööandjal teile välja maksta lõpparve. Tähendab, kohustus lasub välja maksta lõpparve töötamise viimasel päeval. Tööandja ei või lõpparvest omavoliliselt mitte midagi kinni pidada, kui selleks pole tal töötaja kirjalikku nõusolekut. See on väga oluline teave ja selle vastu tihti eksitakse. Kui nüüd ütleme, tekib seal erinevaid vaidlused või pretensioone, et töösuhe lõpetati seal ebaõiglaselt või ei makstud õige lõpparve välja, siis on väga tähtis järgida 30 päevast tähtaega, millise aja sees te peate pöörduma kas siis Tööinspektsiooni või kohtusse oma kaebusega. Üks selline hea lihtne soovitus on ka see, et kui teil ütleme tööle asumisel või ka töösuhte kestel või juba seal lõpetamisel tekib selliseid õiguslikke probleeme ja nüansse, siis kindlasti soovitan mina suhelda Tööinspektsiooni tasuta infotelefonilt. Sealt saate kõige pädevamad ja paremad vastused oma püstitatud probleemidele. Ja kui on siis need suhted läinud, ütleme, seal juba selliseks kriitiliseks, siis kindlasti soovitaks tööandjaga suhelda võimalikult palju kirjalikus vormis, kas või SMS-i teel. Miks see hea on? Et kui teil pärast tekib vaidlus, siis teil on võimalik ennast jälle kaitsta nende väidetega, millist infot ja dialoogi vahetati omavaheliselt. Usun, et siit sai nüüd igaüks mõtteid, ideid, mida siis praktikas rakendada, et vältida probleeme. Tänan kuulamast!